Austatud Riigikogu liikmed, kolleegid opositsioonist, kes juba vaikselt niheleb ja ootab põhjust karjuma hakata. Ja kõik need, kes salajal loodavad, et ma libastun. Täna tutvustan teile 2026 aasta riigieelarvet. Ja ma tean, te kõik ootate seda sama palju kui Juure kanali ravi ilma tuimestuseta. Alustame siis ilusast osast. Tulud. Siin te näete, et tulud kasvavad täpselt nii palju, kui Excel lubas. Excel valetab ilusti. Koostöö sujub. Miks tulud kasvavad? Väga lihtne. Sest te kõik siin ruumis soovite midagi. Ja imede valitsus loob raha. Mitte päris, aga teie soovid on täpselt samasuguse realismiga. Mis te pomisete seal? Võtame näiteks hariduse. Me paneme juurde. Miks? Sest koolides on vaja uusi lahendusi. Uue põlvkonna digivõimekust, uusi programme. Kuigi lapsed ei oska enam ilma kalkulaatorita miinustki teha, aga vähemalt on neil kõikides klassides uus nutitahvel, millega nad saavad seda mitteoskamist suuremas resolutsioonis näidata. Tervisehoid. Jah. Paneme ka sinna. Kui me ei paneks, siis siit ruumist pooled ei jõuaks järgmise eelarveni lihtsalt füüsiliselt. Ja me ei taha aasta pärast uut eelarvet esitada CSI stiilis raportina. Oh jah. Aga räägime tuludest veel korra ja maksudest. Rahu ma ei tõsta. Vähemalt mitte sel hetkel, kui te vaatate. Aga eelarve ise, see on nagu jõusaalis käimine. Kui sa ei tõsta midagi, siis ei liigu sa edasi. Ja kui tõstad liiga palju, siis pärast kõnnid nagu part. Siit te näete, et maksutulud kasvavad tänu majanduse elavnemisele, vähemalt Exceli arvates, reaalsuses. No ma loodan, et ettevõtjad näevad seda graafikut ja ehmuvad rikkamaks. No ma ei tea, ma ei saa nüüd aru, mis siin eelarves kirjas nüüd niimoodi on siis. Ja. Investeeringud on meil nii suured, et isegi Euroopa Komisjon palus üle täpsustada, kas me ikka teame, mida me teeme. Ja, ma tean, et iga teist tahaks teada, miks ma ei kärbi rohkem. Vastus on väga lihtne. Kui me kärbiksime nii, nagu teie unistate, siis oleks meil pärast ainult üks töökoht riigis. Mina seletamas, miks kõik teised vallandatud said. Teie muidugi ütlete alati, kärbime. Eelarve tuleb kokku tõmmata,
aga kohe, kui küsida kust, siis teid tabab kollektiivne amneesia. Nagu keegi oleks kustutanud viimase 10 aasta rammmälu. Siit head saadikud. Lõpetuseks. See eelarve ei ole täiuslik. See ei ole ilus. See ei ole midagi, mida te paneksite külmkappi peale nagu lapse joonistuse. Aga see hoiab riigi töötamas. Umbes nii, nagu katkine diiselauto talvel. Käima ta läheb, aga kõigile on selge, et midagi logiseb. Nii et palun, hääletage eelarve poolt, mitte sellepärast, et te seda armastate, vaid sellepärast, et te ei soovi mind järgmisel nädal uuesti siin puldis näha. Kui ma pean uuesti tulema, siis järgmisel korral toon kaasa slaidid, kus on ainult emotikonid. Ja te kõik teate, mida piinavat tähendab näha riigieelarvet, mis on esitatud ainult sadade kurbade nägudega. Aitäh! Küsimused palun võimalusel saata postiga, eelistatavalt välismaalt. Tänan tähelepanu eest.